jälle 1969-70, siis kui sina olid veel sära oma vanemate silmades tantsuplatsil. See oli hea. Mina olin pisike poiss juba. Lauri, sinus on ikka romantikat ka, ma ütleks. Minu ema ja isa silmades esimene särin oli ära olnud juba. Ja asendunud? Olmega. Minu isa oli purjetaja. Ta oli võistluspurjetaja ja ta võistles sellisel jahil nagu jahiklass oli Draakon. See oli olümpiaklass 1972, ta oli viimane kord olümpial, mitte minu isa, vaid see Draakoni klass Münchenis. Pärast seda ta vahetati odavamate vastu välja, sellepärast et see Draakon on selline puust hästi ilus voolujooneline jaht. Teda on hooldada kohutavalt kallis ja raske, teda transportida on kohutavalt kallis ja raske ja muidu ta juba ise maksis nii jubedalt, et seda ei saanud nagu rahvaspordiks nimetada. Tänapäeval, kui draakonite võistlused kuskil on, siis need püütakse ikkagi niimoodi teha, et nad on enam-vähem sellises kohas, kus erinevatelt maadelt nende draakonitega ise mehed saavad vaadata, kas ilus ilm on, siis lähevad kohale. Sellepärast, et neid auto peale panna on suhteliselt tülikas. No vot, minu isal oli Draakon, ta oli üks jahtkapten. Räägitakse, et meri oli suletud sellel ajal. Tegelikult see päris nii ikka ei olnud, kes olid ikka purjetajad ja kes ikkagi vähega merega tegelesid, need tohtisid ikka lahe peale sõitma minna küll. Lihtsalt seal Putka oli seal Pirita jõe käärus selle muuli peal, seal istus piirivalve ja karjus. Et mitu teid on seal jahis, siis isa karjus jahi pealt vastu. Et mitu neid on, täiesti suvaliselt, mida ta karjus, siis karjus piirivalve vastu ja siis oli kõik. Keegi teadnud iialgi palju nendes jahtid, kuule kõva on. Keegi teadnud palju nendes jahtides neid inimesi, vabandust, segasin siin musitseerimast, aga mul oli jutt pooleli. No vot, ja siis ma olin sellise pisikese poisina seal jahi kokpitis, kui te kujutate ette askeetliku olümpiaklassi jahti, ma ei osanud ju ujuda ka. Ja ma istusin seal oma see Moskva sai limonaad. Ja nii kui jõest välja sai, tal on ju purje jaht, eks ole, kohe läks kreeni. Limonaad laulas välja. Õudne hirm oli, kohutav hirm oli. Hoidsin sellest saiast kinni ja limonaad läks peale, jah. Ja siis ma istusin seal ühele poole ja teisele poole. Ja see oli meie lõbustus. Sellepärast, et Tšehhi lunapark käis harva ja sealt sai seda vastikut Pedro Nätsu küll. Ja seal nii palju ükstas kõik need mune veeretasid seal, mida iganes, seal suured karvased mänguasjad olid, ikka said ainult selle Pedro Nätsu. Teine lõbustus oli, mina käisin suvi, siis nädalavahetuseti isaga jahiga sõitmas. Ma ei kujuta ette, ma ei ole isaga sellest rääkinud ei nüüd ega siis. Kas ta ei arvanud äkki, et väikesel poisil on hirm? Aga teisisõnu jälle, ega ma olen ka üks vähestest inimestest, keda isa viis Draakoniga sõitma. Kui sa nüüd jutu purjetamise peale viisid, siis mul meenub, et mõned aastad tagasi ma lugesin mingit purjetamisest rääkivaid raamatuid, seiklusjutud tõesti sündinud. Mul läks niuke ind peale, et läksin sinna Piritale ja lüksin ukse lahti ja ütlesin lihtsalt, ma tahan nüüd purjetada. See oli restorani uks. Jah, tassiti laud täis, purjuta palju tahad. Purjuta. Kõik seda tahab purjutada. Aga täitsa jahtklubis ikka ajasin uksed õigeks jahtklubis ja anti mulle mingid raamatud pihku, no loen läbi ja tuleb tagasi. Lugesin raamatud läbi, 2 ööpäeva, silmad punased, paksud raamatud olid. Siis pisteti mulle mingi paat või pisteti mind mingisse paati, tõugati merele, hüüti veel järgi. Kui ümber läheb, siis tõmbas sverdist. Ja ma olin raamatuid lugenud, ma teadsin, mis see svert on. Ise mõtlesin, no mis ümber, ma siin natukene proovin. Nii kui sealt muuli vahelt välja sain, nii oli siuke tuul kimas niimoodi, et Pirita põi ka täpiks ära kaugele. Enne kui ma korralikult ümber käisin. Kõmdi vastu aega. Ütle üli, et see väike paalikene suutis enamus aega mind enda all hoida. Mikki läks Piritalt merele. Mikki läks merde. Laulame. Mõttes, et sul oli siis tore kogemus. Minul on hirm siiamaani.
ei tähendab selles mõttes, et mina enam merele ei taha. Väiksest peale on igasuguste kummipaatidest kuni admirali laevadeni sõitnud seal regatide ajal. Ma lihtsalt ei taha merele minna enam niisama. Lihtsalt igav on. Ja kogu aeg tuleb see meelde, see Moskva sai ja limonaad. Mina jälle mõtlesin, et purjetamine, et siis tead neid targutada, et purjetamise teemadel. Aga nüüd, kus mu väiksed tüdrukud on käinud paar nädalat purjetamas, juba teavad minust rohkem. Saan enam targutada ka. Nüüd on mul ka kurb. Jah, hakka mängima. Kurb. Hakka mängima, ära nuta. Käimus. Tähän et mu prillid pole seks, et peita tühja silmi. Väidet hoopis paremini valgust vaadata. Kui mu tütar jälgib mind, mu veidrat õppeb filmi. Ja kui päris kõik ei tuleks välja lõigata kauni haia. Leian, kus soovida soove laia haia. Ja Viinamäe laulva majja. Saada mind kuuhõõdu poole sängi laia. Uinun ja näen, kuis me sõidame. Isaga drakonil. Krooni peast revitul me ei hooli, me kuningad ikkagi. Ungil purjed me drakonil. Me hebenis drakonil. Täna tujudel hea, saab veel suhkrut me käis ja me naerame. Kui seal siis lendame isaga drakonil. On õues igatsust ja onges pärakondi. Võib-olla õnnelik või sappi lärmata. Ja meeles poeg, kui valib endale vikondi. Nad vahel selga sulda võivad kärvata. Kauni haia leian, kus soovida soove laia haia. Ja Viinamäe alla majja. Saada mind kuuhõõdu poole sängi laia. Uinun ja näen, kuis me sõidame. Isaga drakonil. Kroonid peast revitud, me ei hooli, me kuningad ikkagi. Ungil purjed me drakonil. Me hebenis drakonil. Täna tujudel hea, saab veel suhkrut me käes ja me naerame. Kui seal siis lendame isaga drakonil.